Mõeldes Euroopast meenub mulle alati Walter Benjamini kujund ajalooinglist. Hirmust pärani silmade ja avatud tiibadega olendist, keda minevikust puhuv tuul selge eest tulevikku kannab ja kelle silme ees kõrguvad taevani ajaloo krusud. Kui Ameerika põhineb optimistlikul utoopial, siis Euroopa on oma päritolult olemuslikult melanhoolne projekt. Tänane Euroopa on sündinud kriiside, katastroofide, katkude ja kannatuste lõppematust jadast. Ja nii nagu Benjamini ajaloo inglil ei ole ka Euroopa võimuses minevikus juhtunut olematuks muuta ja ammugi mitte heastada. Ometi saame Euroopana ja eurooplastena hoida oma silmi sellel, mis on juhtunud ja sellest ajapikku kaugeneda. Inimesel on komme unustada ja harjuda, seda nii halva kui heaga. Ja nii ongi läinud, et väga paljudel meil, nii siin Eestis kui igal pool mujal Euroopas, on läinud meelest, milline oli maailm enne ja me oleme harjunud sellega, milline on ta nüüd. Ometi ei ole tänases Euroopas midagi iseenesest mõistetavat. See on midagi sellist, mille nimel meie vanemad on pingutanud ja millest meie vanavanemad on unistanud. Need pingutused ja unistused on see tuul, mis meid tuleviku poole kannab. Ja samas on meil kohustus hoida silmad seal, kust see tuleb.